See on väga lai ja hea küsimus, sest see viib ju meid selle juurde, et kuivõrd me üldse peaksime, kuivõrd see ühiskonna areng peaks mõjutama meie lähenemist õigusele või kuidas me peaksime õigust järjest päevakajastama, oma arusaamist õigust, näiteks nendest suurtest põhiseaduspõhimõtetest, selle valguses, mis tegelikult toimub. Ja nagu te just ütlesite, ühiskonnas toimuvad väga murrangulised muutused. Ja nüüd ongi küsimus, et kas me lihtsalt võime jääda sellise traditsioonilise põhiseaduse printsiipide juurde, neid järjest rakendada, või me peaksime need pidevalt ümber mõtestama. Ja mõneti ongi nii, et põhiseadus on kujunenud teatud ühiskonna taustal, eks see näiteks seal, kus nähakse ohte, see on mõjutatud sellest, kuidas toona kujutati ette näiteks, kuidas toimub riigivõimu liialdamine või kui kujutati mingil hetkel ette, et see liialdamine on võib-olla eeskätt mingi piinamise vormis või see kujuneb mingile praktikale. Või näiteks võimude lahususe puhul on seal, räägitakse 3 traditsioonilisest võimust, aga kui ühiskond areneb, siis sageli me avastame, et need ohud tulevad hoopis kuskilt mujalt. Või et me peame laiendama ja saama natuke, ütleme, pidevalt päevakajastama arusaama sellest, mis on need põhiseaduslikud väärtused. Näiteks, kui traditsiooniline käsitlus on selline, et oht lähtub riigivõimust ja see eravõim ei ole nii oluline, eravõimuga tegeleb konkurentsiõigus. Meil on, riik on see, kes on see kõikvõimas ja kes piirab põhiõigus ja nii edasi ja sellest lähtub arusaam, et põhiõigused kehtivad ainult riigi suhtes ja riigivõim on see, keda tuleb ohjata. Ja eravaldkond, see põhineb eraõiguse põhimõtetele, seda pärsib mingil määral konkurentsiõigus, kus tekib liiga suur turuvõim ja nii edasi. Ja näiteks, et ettekujutus, et selline sõnavabadus ei kehti niivõrd erasektoris ja nii edasi. Nii et meie arusaam, traditsiooniline arusaam riigiõigusest ise lähtub teatud arusaamast selline, mis on ühiskond, kus on need survepunktid, kus on ohud ja nii edasi. Aga ühiskond võib muutuda ja selleks palju inimesele igapäevaselt suuremaks ohuks võib osutuda näiteks see, et sõnavabadust piirab mingisugune elektrooniline platvorm. Ja nüüd sellises olukorras olla täiesti dogmaatiline, öelda, et see on eravaldkond, siin kehtib lepinguvabadus, ära siis kasuta seda platvormi või midagi sellist, raiuda seda sama traditsioonilist käsitlust, see muudab meid väga olulist asja suus pimedaks lihtsalt. Nii et, ja siis tekivadki küsimused, kas sellel platvormil on õigus kedagi sealt minema saata, kas siin tegemist on väljendusvabaduse piiranguga ja nii edasi, võib-olla just nimelt ja siis tekivadki väga rasked riigiõiguslikud küsimused, kas näiteks mingitele suurtele ettevõtetele tuleks panna peale kohustus järgida põhiõigusi, kas tuleks luua mingid teised mehhanismid, kas näiteks võimude lahusust tuleks mõista hoopis laiemalt, kas tänapäeval kuulub sinna ka ajakirjandus, mingid teist laadi ajakirjandus ja nii edasi. Nii et ma ütlekski, et me peame olema väga tähelepanelikud ja vaatama neid põhiseaduse printsiipe seal taga olevate väärtuste vaatevinklist, mitte lihtsalt nende vahendite vaatevinklist, mis on loodud, sest need vahendid võib-olla tänapäeval enam ei toimi.